Tere taas, head inimesed! Nagu te näete, on siin stuudios jälle vanad tuttavad Kristjan Moora ja Anti Kukela. Tere tulemast jälle siia. Tere. Täna me räägime jälle paljudest asjadest, mis inimestel on südamel ja pingel, et mis üldse toimub siin maailmas, eks ole, ja kuidas me võiksime ellu jääda. Et see on praegune paljude küsimus. Et kas on midagi ilusat veel siin ilmas või on kõik metsas või kõik on ei tea kus kohas. Nii et kuidas lood on? Mis me siis oskame muud öelda, kui et väljas on kena kevad ja praegu, kui me seda saadet lindistame, siis homme on emadepäev. Ja ma arvan, et võiksime siis täna rääkida sellest, mis see kevad meile veel toob. Ja soovime siis kõikidele oma peredele ja inimestele, kelle peredes on perelisa tulnud, õnne. Sest et üks keskne probleem, mida me täna võiksime siis arutada, ongi Eesti ja võib-olla läänemaailma suurim strateegiline probleem on madal sündivus ja katastroofiliselt vähenenud sündivus. Ja kui see on probleem, siis me peaksime arutama põhjuste üle ja leidma ka mõned lahendused, kuidas seda siis olukorda taas positiivsemaks muuta. Nii, mis on lahendused? No mis aitab, me oleme siin kristlikus pereraadios ja pildiraadios ja võiksime siis alustada sellest, et kas ja kuidas kirik meid aitab. Globalistidel on ka omad, nad toovad siia sisse võõrast rahvast ja ongi nagu probleem lahendatud. No lahendusi on meil ju palju, et kui me võtame siis kiriku esmalt, siis on meil võim. Meil on ilmalik võim. Kirik hetkel võimul ei ole. Aga siis on meil keskkond ja keskkonnategurite mõju sageli käib üle selle meie kohaliku võimu tasandi. Ja võib-olla sellest probleemi asetusest tulevad need lahendused siis ükshaaval, et alustame näiteks kirikust ja räägime sellest, mis kirikus on toimumas ja toimunud. Et meie siin Antiga oleme Eesti Evangeelse Luterliku kiriku liikmed. Tervitame siis ka evangeelset kristlikku ja baptistlikku liitu. Ja meil Luteri kirikus on siis sellel kevadel tulemas kiriku kogu ja praegu toimuvad sinodid. Ja enne seda sinodeid on tulnud väga teravalt esile üks teema, mis on Rootsis ja Soomes juba leidnud meie arvates üks kriitilisi lahendusi, kus näiteks Päivi Räsäneni otsustati kohtulikult karistada selle eest, et ta kirjutas raamatu Jumal lõi meid meheks ja naiseks või inimese. Ja nüüd on see arutelu jõudmas ka meie kirikus, et võib-olla Anti näitab meile ühte artiklit, mille on siis Eesti kirikus kirjutanud või meie kirikus kirjutanud Veiko Vihuri, kes on siis Saaremaal tegutsev vaimulik. Valter saab kohe jagada ekraani, eks ole, ja siis siin ongi näha. Ja et see teema, eks ole, mis siin on välja toodud ja soolisus ja seksuaalsus, eks ole, arutelu teema lühike kirjeldus koos põhjendustega, miks see teema on aktuaalne, eks ole, et just nimelt räägitakse aktuaalsusest ja siin on näha Veiko Vihuri artikkel selle kohta, eks ole, et siin on mõned need alapealkirjad, kirikus tuleb ühisteed alles otsida, uus marksismi ideoloogiline pitser, kuhu jäi piibli autoriteet, pattu ei olegi, küsimärgiga, hiiumärgiga, eks ole, kirik tõeotsijate kogukond, küsimärgiga, et me näeme siin sellist suundumust, mida ju tegelikult on
ajaloo jooksul üsna sageli kasutatud, siis ütleme, kas sellise traditsioonilise maailmavaate või väljakujunenud maailmapildi või maailmakorralduse ründamiseks, et seda viimati tehti seda võib-olla nii suuremastaabiliselt siis noorel Nõukogude Venemaal, eks ole, et kus seal pandi sõna otseses mõttes vaimulikke seina äärde, eks ole, aga need, kes alles jäid, neid siis või kes asemele pandi, et need siis hakkasid neid, kes kirikusse veel tulid, siis ümber pöörama, eks ole, vastavalt hetkel kehtivale ideoloogiale ja nüüd me näeme jälle seda sama mustrit kordumas, et siin ja see tuleb samamoodi jälle, siin tuleb eri tasanditelt ka näib, et kiriku juhtkond on võtnud siis piibli kiriku mõiste nagu arutelu alla, et nagu ajakohastada siis kirikus toimuvat, eks ole, et minnakse minu jaoks ütleme, siis tundub, et õhukesele jääle. Te olete mõlemad, nüüd ma aru saan, te olete mõlemad mingite kirikute liikmed ka, evangeelse Luteri kiriku liikmed, eks ole? No mina olen siis Saaremaal Pöide kiriku koguduse liige ja juhatuse esimees. Ja sina oled hoopis mandrimees? Mina olen kunagi mandrilt ja seal, et endiselt kodukogudus on mul seal. Nii et teil on täiesti õigustatud nagu mure oma kodukiriku pärast? No kui see uued teemad tõusevad, siis kirikus on paraku või hetkel samuti nii nagu demokraatias, et meil on siin valitud koguduse liikmete seast juhatused kogudustele, siis on meil praostkonna tasandil on sinod, kuhu lähevad siis sinodi saadikud, kes on ka valitud koguduste seest, ja kirikukogule üleriiklikule on siis ka valitud inimesed, nii et nende valitud inimeste otsustega tegelikult siis kinnistatakse need mõtted, mis piiskop näiteks esitab. Aga kus piiskop neid mõtteid saab, siis me peame ikkagi nägema seal taga seda laiemat maailma ka, kust need juhised tulevad ja millised need on. No seesama Soome-Rootsi näide, mis seal juba toimunud on, tungib siis ka meile ja meil on mingid varasemad otsused, mis on neid tagasi lükanud aastast vist 2007 ja 2009 on tehtud siin otsuseid, mis on kiriku õpetuse suhtes vastu võetud eelmise piiskopi ajal. Ja nüüd ilmselt siis tahetakse midagi muuta, aga selle demokraatiaga on nii nagu ilmaliku võimu puhul, nii ka kirikliku võimu puhul huvitav. Ja nii nagu ilmalikus maailmas peetakse sõdu, nii on ka ususõdu peetud läbi ajaloo, nii et ma üsna niimoodi huumoriga pooleks ütlen, et ega siis ususõjad ka ei ole kuhugi siit maailmast kadunud, jätkuvad. Me näeme, mis toimub islamimaailmas. Me näeme, et islam on jõudnud väga sügavale meie Lääne-Euroopa riikide siseellu. New Yorgi ja Londoni linnapead on juba moslemid. Lõuna-Rootsis on samamoodi osa ümberrahvastatud territooriumeid. Ja me esialgu siin oleme täiesti veel enesekesksed. Ehk siis meie oma kodanike, meie oma inimeste vahelised erimeelsused peaksime olema võimelised neid veel ise lahendama, aga ka sellel tasandil võib mõni vastuoluline arvamus ususõjani viia, nii et ühiskond on sellises arengus olnud aastatuhandeid ja üks oluline asi, mis meil näiteks evangeelse luterliku kirikuga seotud on, need kogudused on siiski kestnud meil aastasadu. Need on üldse kõige kestvamad organisatsioonid Eestis, mis on üle elanud mitu riigikorda ja me oleme selle kultuuri osa endaga kaasa võtnud. Seesama moraali ja õpetuse alus on meid elusana hoidnud, aidanud ka jätkata, edasi kesta ja ma arvan, et see on üks asi, mida me peaksime kaitsma, nii et kui me ususõjast räägime, siis me peaksime kaitsma neid põhimõtteid, mis on aidanud meil elus ja
tervena püsida ka rahvana. aga muidugi kogu sellel värgil on taga on ikkagi ilusad sõnad ju. Et kui sa oled siuke tavaline inimene ja vaatad, et oi kui nunnu ja mis nad seal teevad, et tavaline inimene ei saa arugi, et noh, mida nad seal sõdivad, et tavaline inimene on ka kirikust kahjuks täna eemaldunud, nii et või usuleigeks muutunud, et võib-olla see probleemi asetus tasub jälle üle korrata, et kui me näeme, et sündimus on vähenenud, see on katastroofiliselt vähenenud, me tahame lahendusi leida, siis kindlasti, kui me alustasime, et kuidas kirik aitab, et kirikuga liitumine ja usk on meid seni aidanud, sest et igasuguseid väärõpetusi ja vääruske on sinna asemele tulnud, neist tuleks vabaneda. Võib-olla teaduse usku või mingit muud usku on meil siin kõrvatud viimasel ajal. Praegu nagu kirikusse tahab sisse tulla, eks ole. Noh, see, mis meie parlamendis juba käib, on ju, seal nad räägivad, et on 20 sugu või palju neid üldse, ma ei tea, neid tuleb juurde järjest vist. Et nüüd kirik, kas ma saan õieti aru, et siis kirikusse on tulnud ka sisse, et hakkame ka arutama seda värki, jah? Ja täpselt nii, et see, meie selge vastus on, et hoidume selle arutelu algatamisest, et kui meil on asi niigi selge ja me ei taha seda jama, et siis me peaksime praegu lihtsalt sellel kirikukogude ja synodite tasandil ütlema, et ei, me ei alusta sellest arutelust, meil on elu alus põhimõtteliselt selge. Arutelu sisu võib üldse olla? No, et kas ikka on mees ja naine ainult või? Jaa, just täpselt, jah. Ja teine asi on, et kas... Kui sa paned näed selle sama, siit siin on üks teine artikkel veel juures, siin on Margus kirja 26. aprillist, näed, siin on siis soolisuse ja seksuaalsuse arutelu teema, eks ole. Aga et see kannab kirikule võõrast loogikat. Siin tuleb veel, ütleme, see abielu teema ka sisse on ju. Ja just. No see on nagu... Mis on juba tegelikult meil riigiseadustes sees, on ju? Ütleme selline oma soo... Nii nagu oli siis koroona ajal ju tuli... Jah, et kui olukord muutus, siis vaata tuli eetikaprofessor, tuli telesaatesse rääkima, et noh, meil on nüüd olud muutunud, nüüd me vajame uut eetikat, eks ole. Isegi nii? No jaa, see oli meil nüüd üks lugupeetud Tartu Ülikooli eetikaprofessor, eks ole. Noh, me võime siit selle sama analoogia tõmmata nüüd niimoodi, et noh, siin on, et ilmselt see taktika on sama sarnane, et noh, et meil on nüüd jälle ühiskonnas suured muutused käimas, et nüüd me vajame ka kirikus, eks ole, uusi suundi ja uusi tõekspidamisi, eks ole, et noh, selle idee sisse juurutamise soovil. Nii. Vot sellised on siis lood. No oluline on teada, et ka kevad toob selliseid arutelusid meile ja me proovime siis olla need, kes kaitsevad traditsioonilist suunda ja teadlikult ja tõsiselt, et see on asi, millega ei tasuks mängida, sest et kui me näeme, mis on põhjustanud selle sündimuse vähenemise, siis arusaamatus ja hirm ja me püüame ka rahvast rahustada, et kui me suudame rõõmsalt kokkuleppeliselt ja traditsioone kaitsvalt edasi elada, siis me saame ka nendest õnnetustest üle, mis meid siin vahepeal on tabanud. Koos. Nii. Noh, see on nüüd see, aga vaata, siin on ikkagi üldine, kui sa vaatad maailma üldist suunda, siis ütleme, ja Euroopa Liidu suunda, siis nemad ütlevad, et ütleme, meie oleme siis rahvuslased, siin on ju, meil on, et meil oleks Eesti rahvusriik ja nii edasi, aga nemad ütlevad, et need tuleb ära lõpetada. Ja veamegi teile sisse, segame teie rahvad ära. No nüüd me võiksime tulla sellest kiriku teemast üle selle ilmaliku võimuni, et kui me võrdleme sõdade kulgu, siis võib-olla teise maailmasõja eelne Eesti Vabariigi kadu ja meie liitmine siis Nõukogude Liiduga või siis Soome vastuhakk oligi võrreldav sellega, et Soome oli palju kristlikum maa ja Eesti oli juba Eesti Vabariigi lõpuks üks kõige usuleigemaks maaks muutunud.
ja noh, see usk aitas tegelikult soomlastel oma vabadust kaitsta. No Soome president isegi kutsus kogu rahvast palvetama. Jah, et see oli nagu see, mis toimus neil kogu, ütleme, talvesõja, hilisema jätkusõja ajal ka, neil palvetati ka kaevikutes. Ja meil nagu kaitseväes oli see läinud käest ära see kord. Ja kui me vaatame tänast Eesti Vabariiki, siis taastatud Eesti Vabariigi alguses oli kaitseväe peakaplan alati paraadidel ja õnnistas ja oli kaasatud. Viimastel aastatel teda enam kaasatud ei ole. Isegi. Et see võib-olla nüüd siis on mõnel hetkel nagu tagasi midagi tulemas, aga jah, see on ka suund, mida me peaksime arvestama. Ja see sama asi ka meie ilmalikus võimus, et kui me nüüd Saaremaa vallas korraks ka võimu juures olime, ma ei taha öelda, et võimul, meid võeti siis koalitsiooni, siis Veiko Vihuri oli ka see, kes siis esimesel Saaremaa vallavolikogu istungil jälle üle hulga aja ühesõnaga siis kristlasena ja kirikuõpetajana selle esimese volikogu istungi minu palvel nagu alustas ja sisse juhatas koos sellise kristliku sõnumiga. Et neid katseid me oleme jah teinud, aga ei ole veel muutunud osaks meie kultuurist, aga meie siis selles suunas kindlasti tegutseme. Me võime vaadata, kuidas ilmalik võim siis aitab, kui me vaatame siis Saaremaa valla näitel seda sama sündimuse probleemi lahendada. No me oleme siin teinud eelnõusid laste sünnitoetuse tõstmiseks, aga võib-olla Anti toob mõne näite, kuidas siis on seni põrganud tagasi. Praegu on mingi sunnitöö või see? Praegu on nii, et kogu Eestis enamik kohalike omavalitsus on viimase paari aasta jooksul selle sama sünnide arvu katastroofilisele vähenemisele reageerides oluliselt, mitmekordselt reeglina tõstnud senist valdade poolt makstavat sünnitoetust. Enamus lastetoetused tuleb muidugi riigil, aga see on see võimalus, mida meie kohalikud omavalitsused teha saavad ja paljud ka teevad. Saaremaal see ei ole meil veel õnnestunud, aga nüüd Anti, räägi sellest meile. Jaa, siin ekraanil on näha üks hiljutine ERR-ist uudis, et Eesti vallad, linnad tõstavad üha enam sünnitoetusi ja siin on siis öeldudki, et üle Eesti kohalikes omavalitsustes on läinud lahti sünnitoetuste ralli. Et elukallidus tõusnud ja üks kohalik omavalitsus tõstab sünnitoetust, eks ole, ja kui see tundub atraktiivse lahendusena, siis võib see põhjustada ka selle, et noored pered, eks ole, vahetavad elukohta, lähevad sinna, kus on antud selge sõnum sellest, et me hindame ja väärtustame laste sündi, eks ole, ja noorte perede heaolu. Ja see on väga positiivne suundumus Eestis, eks ole. Ja nii on ka nüüd Saaremaal, et on nüüd teine kord esitatud aprilli volikogusse eelnõu, mille eesmärk on tõsta Saaremaal siis sünnitoetuste määra praegu kehtivalt 400 eurolt 1200 euroni. Ja kahjuks ei ole see eelnõu leidnud vallavalitsuse poolt tuge, et see on teist korda nüüd ei ole toetust leidnud. See on nüüd 2 lugemisel ja mis tähendab seda, et esimene lugemine on läbitud ja otsust ja hääletust ei ole tehtud eelnõu osas ja tuleb see uuesti lugemisele siis, kui arutatakse valla teist lisaeelarvet. Ja me oleme kutsunud vallavalitsust nüüd korduvalt üles tegema koostööd selle sünnitoetuste eelnõu vastuvõtmisel. Esimene kord vallavalitsus esitas ka siia oma seisukoha, et ei toeta seda sellisel kujul seda eelnõud. Me tegime parandusi, mis vähendavad bürokraatiat ja lihtsustavad peredel siis selle toetuse taotlemist. Need on nüüd aprillikuu eelnõus sisse kirjutatud, sellest hoolimata vallavalitsus ei ole seda eelnõud toetanud, et me siiski oleme kutsunud
ja kutsume endiselt üles vallavalitsust tegema koostööd selles suunas, et me saaks võimalikult kiiresti selle sünnitoetuste, ütleme, eelnõu läbi hääletada, eks ole, ja siis tõsta siis sünnitoetusi tagasiulatuvalt selle aasta algusest, eks ole. Et me näeme, et tegelikult ju vald tegeleb siin igasuguste erinevate toredate asjadega, et ka toetab kultuuri, sa võid siin näidata, et Saaremaa ralli on näiteks valla poolt toetatud ja see rahasumma, mis siin on 80 000 eurot, et see on seesama suurusjärk, mida oleks vaja nüüd selle aasta jooksul sünnitoetuste tõstmiseks, et saaks sünnitoetused välja maksta. Nii et me usume, et vald siiski leiab nüüd nende suvekuude jooksul leiab võimaluse teha koostööd, eks ole, ja arvestada meie ettepanekuga, et leiame ühise võimaluse Saaremaa peredele, noortele peredele sünnitoetust tõsta ja anda selle sõnumi välja, et Saaremaa... Valed inimesed on teinud ettepaneku äkki. No me tegime selle ettepaneku alguses siis, kui me koalitsiooni võeti ju, et teeme nüüd siis valla võimukoalitsioon Isamaaga ja Keskerakonnaga ühiselt selle asja, et me üldse ei toppinud seda nagu oma algatusena. Nendega koostöös kahjuks välja see ei tulnud. Aga mis see põhjendus on, et raha pole või? Ei olegi mingit põhjendust, et nad isegi on väitnud, et nad põhimõtteliselt on poolt, aga nad ei ole selle eelnõu poolt, mis meie esitasime. No võt. Siin tuleb üks prohvetlik sõnum, et tuleb üks keegi teine annab samasuguse eelnõu. Nad võivad vabalt teha oma eelnõu. Küsimus on selles, et me ei ole kuskil seda erakonnastanud seda eelnõud, vaid oleme üritanud ikkagi sisuliselt tegutseda ja miks me pidime, nagu Anti seletas, selle järjest edasi lükkama, siis edasi lükkamine järgmisel lugemisel ongi lihtsalt meetod, millega ei saa seda eelnõud kohe maha hääletada. Kui on selge, et valitsus ei toeta ja võimukoalitsiooni enamus ei toeta, siis ei ole mõtet seda veel nii-öelda hääletamisele panna, siis see edasi lükkamine järgmisel lugemisel on see meetod, millega teema püsib üleval. Muidu on jälle, kui mingi asi maha hääletatakse, läheb jälle pool aastat aega, enne kui saaks sama teemaga uuesti tulla. Ja see ei ole otstarbekas, et nii nagu Anti ütles, eks me loodame meeleparandusele ja inimeste mõistmisele ja me suudame neid veenda, aga tõepoolest ka sellel aastal need sünniarvud Saaremaa vallas ei ole läinud veel kasvule. Maailm üldiselt on praegu raskes olukorras. Ja siis see 80 000 oleks vaja juurde, et nagu 200 lapsele siis see täiendav 400 eurot sellel aastal maksta, kuna see 1200 toetus tähendaks seda, et see makstakse siis lapse aastaseks saamisel alles järgmisel aastal. Nii et järgmisel aastal tuleks siis sünnitoetuste summat valla eelarves veelgi tõsta. Ja seda siis tuleks käsitleda juba siis järgmise aasta eelarves. Aga kui raha kulub, nagu me näeme, igale poole, siis tõepoolest see laste sünni toetamise meede ei ole ju ainult sünnitoetus. Me oleme ka teinud ettepanekuid, kuidas koolides, väikestes maakoolides, eks ole, anda inimestele kindlust, et need koolid neid ei suleta, et maal, kus lapsed peredes kõige rohkem sünnivadki, et nad saaksid rahulikult seal edasi elada ja mõelda tulevikule. Ja siis ka nende lastega perede toetusmeetmeid on ju teisi. On võimalus aidata perele oma kodu saada, toetada mingite laenugarantiidega või siis vabastada teda laenumaksetest. Kui peres on juba palju lapsi, siis saab ka otseselt nende kodu omandamiseks võetud laenu kustutada. Ja see peaks eelkõige olema riigipoolne programm, aga kohalikul omavalitsusel tasub siin teha algatusi ja oma võimaluste piires ka Saaremaa valla eelarve minu teada aastas on üle 80 miljoni euro, nii et see sünnitoetuste osa on sealt väga väike, palgakulude ja on väga suur, aga nende ametnike arv Saaremaa vallas ja neile kuluv raha on midagi, mis ei ole korrelatsioonis nende asjadega, mida rahvas vajaks tegelikult. On teil üldse andmeid selles suhtes, vaata, nüüd on meil suur vald, aga enne oli väiksemad vallad. Et kas see üldine ametnike arv läks nüüd väiksemaks või hoopis kasvas?
ei läinud väiksemaks, kasvab ja kasvab jõudsalt, nii et see nii, Saaremaa valla valitsuse allstruktuuride ja nii-öelda seotud asutuste palgal olevate inimeste arv on umbes 1700 inimest 32 000 Saaremaa elanikust. Ja selle arvu juures me näeme seda ütleme siis valitsuse tavalist meedet, mida siis uued võimule tuli, et nad püüavad kõigepealt hakata koondama kõige väiksemaid ja kõige kaitsetumaid inimesi, sealhulgas ka väikseid koole kinni panema, ja millegipärast ei taheta nagu siis kesksest vallavalitsusest alustada, kus tegelikult võiks nagu pooled kohe lahti lasta, siis oodata, vaadata, mis need ülejäänud pooled teevad ja siis neist ka veel pooled lahti lasta, ja ma usun teile, et mitte midagi valla juhtimises halvemaks sellest ei muutuks. Aga senistel võimulolijatel ei ole selleks olnud julgust ja tahtmist. Küll aga on nad asunud kohalike inimeste tahte vastaselt nüüd ka kohut käima meie, nüüd võime mõne uue teema võtta. Seotud on ta siis selle koolide, väikekoolide sulgemise plaanidega, sellega, millega, kui ütlesid, et ennem olid väiksed vallad. Ükski väike vald ei oleks oma kooli ju kunagi kinni pannud. Mitte kunagi. Ja see, mis nüüd siis toimus Saaremaa vallas, toimus ka nende väikeste valdade asemele, on meil jäänud osavallad. Ja osavallas on valitud osavallakogud. Et osavallakogu otsustas, et palun säilitage meie kool, ärge pange seda kinni, ja vallavalitsus siis otsustas, et ei, me ei hooli sellest rahva tahtest ja teeme seda ikka. Nii et selle tõttu siis Kihelkonnas kogukonna liikmed läksid valla vastu kohtusse, mille eest me ka hoiatasime vallavalitsust, et kas te tahate, et teie vastu minnakse kohtusse, kui te selle otsuse teete. Nad olid valmis, jah, me oleme sellega valmis, sellega tegelema, ja nüüd siis Anti, räägi kohtu asjast. Jah, kui ma panin siia mõned sellised infokillud ka, siin jookseb kena liidireklaam ka kõrval, eks ole, selline allainduste torvi jooks, aga see ei ole see, mida ma tahtsin näidata, et siin kõrval on siit ka Delfis oli see, eks ole, ja jah, väikekooli lapsevanemad lähevad Saaremaa valla vastu kohtusse, nii et Kihelkonna kooli lapsevanemad esitasid kaebuse, see on Tallinna halduskohtus, eks ole, siis kus vaidlustatakse Kihelkonna kooli liitmine Lümanda kooliga, siis teise kooliastme lõpetamine ja ütleme siis Kihelkonna kooli lõpetamine samamoodi, eks ole. Ja siin on nüüd Kihelkonna kooli lapsevanemaid esindava advokaadi Allar Jõksi kommentaar, eks ole, siin see on Delfist ja siin on näha siis advokaat Jõksi kommentaar, et kui 4. kuni 6. klass Kihelkonna suletakse, varastab vald lastelt lapsepõlve ja siin on siis edasi toonud ta välja, kuna Allar Jõks on ka Metsküla kooli esindanud siis kooli poolt, eks ole, et lapsevanemate õigusi, siis siin on öeldud edasi, et Riigikohus andis möödunud aasta novembris Lääneranna koolide lahendiga omavalitsustele selge juhendi, kuidas koole õiguspäraselt ümber korraldada. Ja nüüd on siis järgneb selline, et paistab, et Saaremaa vald ja ka vallavolikogu pole seda lahendit lugenud või ei ole sellest aru saanud. Sõnas Kihelkonna kooli kohtus esindab advokaat Allar Jõks, eks ole. Ja kui me vaatame siin ka sellist üldist suundumust Eestis, siin on nüüd mõni päev tagasi ilmunud selline väikekoolide püsimist toetav artikkel, eks ole, väikekoolide elus hoidmine nõuab omavalitsustelt pingutust ja loovust. Siin on toodud üks Varbla siin Lääneranna vallas. Varbla kooli, kus oli vist 11 õpilast näide, kus siis Varbla külaselts siis maksab teatud osa sellest kinni, aga siin on näha ka see kirjeldatud seda riiklikult meedet, mis on eraldatud ka see aasta ja mille Saaremaal on saanud Kaali põhikool, kus peaks olema siis vähemalt 20 õpilast koolis ja selle sama
numbri kohta, kust see 20 tuleb, et see ei ole mingisugune teadusuuringutest lähtuv, vaid see on see poliitiline kokkulepe siis koalitsioonipartnerite vahel. Ja noh, meile on vallavalitsuse poolt siis, meile ma mõtlen, pean silmas Kihelkonna kooli lapsevanemaid, eks ole, tulnud väga selge, jõuline ja tagamaid mitte avav sõnum, et nemad lähtuvad eelkõige meie laste heaolust, nende hariduse kvaliteedist ja sellistest asjadest. Väga ilus. Ja siin on nüüd näha ka selle valla pressiteade, kui haridusega seotud kohtuvaidlus, eks ole, et kus siis on toodud ka valla koduleheküljel välja see, et Kihelkonna kooli lapsevanemad on otsustanud siis kohtus vaidlustada selle Saaremaa vallavolikogu otsuse ja siin on toodud välja isegi vallavalitsust siis esindab advokaadibüroo Rask, siin on välja toodud ka isegi õigusbüroo eksperdi töötunnihind, 185 €, eks ole, täpsustatud, millele lisandub käibemaks. Ja allpool on veel öeldud, et ja lapsevanemad on palunud esialgset õiguskaitset, et põhjendusega see, et kui nüüd valla volikogu vastu võetud otsus, eks ole, läheb täideviimisele, et siis muudab see väga palju ja võib-olla ka pöördumatult asju, mis võib-olla ei võimaldaks enam Kihelkonna kooli töösse viia. Et õpetajad lahkuvad, eks ole, ja inimesed võib-olla vanemad lahkuvad, viivad oma lapsed mujale ja kui kohtuotsus tuleb, siis ei tea, kuna võib-olla kuusid hiljem, võib-olla aastate pärast ka Metsküla kooli kohtuvaidlus venis päris pikaks. Et siis tagasiulatuvalt selline kohtuotsus võib-olla, mis isegi kuulutab õigustühiseks selle vallavalitsuse otsuse Kihelkonna kooleks viia need muudatused läbi, et see ei suuda taastada enam seda endist olukorda, et sellest ka see esialgse õiguskaitse taotlus. Ja selle kohta nüüd siin on see summa ära märgitud ja valla, eks ole, kohtukulude, siis töötunni hind advokaadil, selle kohta sai esitatud ka viimane vallavolikogu istungil arupärimine vallavanemale, et kus siis küsiti, kuidas vallavalitsus näeb seda olukorda, kus nad teevad esiteks siis öelda, koalitsioon võtab vastu otsuse, mis ei ühti nende valimislubadustega. Keegi ei ole kuskil lubanud kooliastmeid vähendada ega koole kinni panna, sest ma tuletan meelde, esmane sõnum, millega see vallavalitsus välja tuli see, et me sulgeme 3 kooli. Kihelkonna kool, Mustjala kool ja Laimjala kool, eks ole. Ja siis hiljem see sõnum muutus. Ja et üks on see, et see on inimeste tahte vastaselt, eks ole, valimislubadustes seda ei ole kajastatud, sellist tegevust ja vald nüüd põhimõtteliselt läheb, eks ole, kohtusse oma vallaelanike vastu maksumaksjate rahadega ehk valla inimeste enda rahadega ja arupärimine käsitleb ka seda, et lähtudes võrdsuse ja õigluse printsiibist, et võib-olla peaks, kas valla eelarves on olemas mingi õigusabifond, mis võimaldaks ka inimestel, kes tahavad vaidlustada vallavalitsuse otsuseid, mis puudutavad avalikku huvi, et oleks võimalus ka oma kohtukulusid katta mingisugusest fondist. Et ei oleks sellist olukorda, kus vallavalitsus, mis niikuinii suhtleb vallakodanikega jõupositsioonilt ja surub oma tahtmise läbi, ja kui vanemad siiski, antud juhul vanemad, eks ole, vallaelanikud otsustavad avaliku huvi kaitsmisel minna kohtusse ja kohus tühistab või kuulutab õigustühiseks vallavalitsuse otsuse, et inimestel oleks võimalik saada vallalt tagasi, ütleme, õigusabideks kulunud raha. Et seda nõuab siin muidugi ka lapsevanemate juriidiline esindaja, eks ole, et kohtukulud, menetluskulud ja siis kaebajate kohtukulud, et need kataks siis vallavolikogu. Et
kui me lähtume sellisest õigluse printsiibist, siis see peaks olema iseenesestmõistetav, noh, siin oleks ka ilmselt erinevaid variante, et ja siis on, siit lähtub järgmine küsimus, kes vastutab? Kes vastutab selliste otsuste eest, eks ole, milleks ei ole rahvalt mandaati ja ka see, et võib-olla peaks mõtlema välja teistsuguseid nii-öelda kompensatsioonimehhanisme või garantiisid, mis võib-olla suurendaks vallaametnike isiklikku vastutust. Kas näiteks, no ma toon ühe variandi välja, mis kohe pähe turgatab, on selline kohustusliku kindlustuse sõlmimine vallaametnikul oma isiklikust sissetulekust, eks ole. Et mis peaks katma siis tema vastu suunatud kohtukulud. Et võiks moodustada ühise fondi, kuhu kõik riigiametnikud hakkavad kohustuslikus korras maksma sisse igakuist tasu, eks ole. See on nagu selline solidaarsuse printsiibil näiteks meil Tervisekassa, eks ole, kindlustus. Anti, sa lähed liiga kaugele, ühesõnaga me oleme olukorras, kus riigiettevõtte Rail Balticu töötajad lasid ennast riigi raha eest juba kindlustada ka niisugused asjad vastu, et kõik on ainult teises suunas. Ja praegu me oleme olukorras, kus Mustjala kooli sulgemise vastu Lihulast siis Lääneranna vallavalitsusest tehtud kohtukulud, mis olid vist üle 300 000 euro, jäid nagu vallakuludeks, jäidki vallakuludeks, ehk siis eelmine vallavalitsus kulutas vallaraha oma rahvaga kohtus käimiseks, rahvas käis kohut oma raha eest, neile keegi midagi minu teada ei hüvitanud. Nii et Tallinna mehed said rikkamaks ja kohus kindlasti, kohtukassa kindlasti täitus, aga meie eesmärk oleks ju saavutada olukord, kus me ei peaks kohtus käima. Kus vald, nagu sa seal artiklis näitasid, Anti, toetas või peaks toetama loomingulisi lähenemisi, ehk siis kihelkonna lapsevanemad on tahtnud pikalt jõuda selle 20 lapse juurde, aga vallavalitsus on olnud läbi aastate see, kes pole neil seda võimaldanud, ehk siis vallavalitsuse toetus kohaliku rahva tahtele on puudunud seda usku, mida me võime otsida ka eelkõige kirikust või Jumalalt, eks ole, võiks sisaldada ka meie ilmalik võim oma rahvale. Paraku on meie Saaremaa ilmalik võim seda usku vähendanud ja ei ole võimaldanud lastevanematel uskuda kooli avatuks püsimist ja seda, et kui nad lapsed sinna kooli viivad, et nad saavad seal 6. klassini õppida, igal aastal on tilgutatud Saaremaa väikekoolidesse infot lapsevanematele, et varsti me paneme selle koolidel nii kui nii kinni ja selline kuritegelik tegevus vajaks eraldi karistamist. Et kõige lihtsam karistamise meetod, nagu ma ütlesin, on lasta lahti need ametnikud, kes sellega tegelevad. Ja ma tõin ühe võrdluse meie Saaremaa vallavalitsusele mõttekohana, et kui meil on kõrval Muhu vald, väike vald 2000 elanikuga, ühe põhikooliga ja selles põhikoolis saadakse hakkama nii, et vallas ei ole haridusosakonda. Haridusosakond Muhu vallast ei ole. Direktor saab ise hakkama. Siis, ja lapsed on õnnelikud ja seda mõtet, et seda kooli kinni pannakse, ei ole neil kunagi tulnud ja ei tule ka. Ja keegi hakka kunagi lastele rääkima seda juttu, et varsti me paneme teie kooli kinni. Ja siis isegi Virtsus, kus siis samamoodi Lääneranna vallast taheti Virtsu kooli klasse vähendada, siis õpilased ei hakanud käima mitte Lihulasse, vaid hakkasid käima Muhusse üle praamiga. Ja sellises olukorras Saaremaa vallas haridusosakonna päevapealt lahti laskmine ei muudaks meie koolisüsteemis mitte midagi, küll aga ei tilgutaks keegi enam infot, et kooli hakatakse varsti kinni panema. Et on ametiasutusi, mille eksistentsil puudub igasugune mõte. Muuseas, vaata, maailmas on, kas see oli üks Lõuna-Ameerika riik, kus tuli üks uus mees nagu juhiks ja tegigi puhta töö seal ametnike hulgas. Eks ole, Milei oli vist selle mehe nimi. No ta vähemalt alustas, jah. Jah, ja riik läks õitsema. Ametnikud lasti lahti,
ja andi vabadus inimestele. Nii et noh, ametnikel on või ametnike armeel on alati omadus kasvada või see on nagu süke. Kahjuks on neil omadus, nii nagu meie vallavalitsusel halva näitena Saaremaal võimule saamise järel hakata tegema otsuseid, mida rahvas ei ole nendele volitanud. Nad ei ole, ja nad teevad seda isegi rahva tahte vastaselt, arvates, et neil on õigus ja väites, et nad teevad seda meie laste hüvanguks. Noh, enam kuritegelikumat rumalust ei saagi olla. Aga vaata, see on vist ikkagi see nagu regionaalpoliitika värki iseenest. See on puhas rumalus, kus inimene, kes saab võimu, arvab, et noh, et maal peab ju elu säilima, eks ole. Kes seda ütles? Kes Saaremaa vald seda küll ei väida. Meie arvame seda. Normaalne inimene. Meie tahame seda, jah. Et elu säilimiseks... Vaata, kui sa kooli ära võtad, siis on juba, see on juba selline, on ju, siis ta on nagu läheb asi edasi. Kool läheb ära ja... Kõik need väikesed vallad, kus kool on kinni pandud, on kiiresti läinud häibumise tee. No võt. Ükski ei ole läinud õitsema. Nii? Et selles suhtes jah, et me peame nagu selle kiriku teemaga tagasi tulles võrdlusena tooma, et me oleme elanud aastasadu koos kogudustega kihelkondlikus Eestis. Et Saaremaal ka osa vallad on veel enamuses kihelkonnade piirides. Muistsete kihelkonnad tegelikult omavalitsusüksustena kaotati ära Eesti Vabariigi poolt 1924. aastal, 4 aastat pärast seda, kui me olime iseseisvaks saanud. Ja noh, maad ja rahvad, maad muudeti siis maakondadeks, aga maakond ei olnud mitte valitav struktuur, vaid kontrolliorgan. Nii nagu meil maavalitsused taastati Eesti taasiseseisvumise järel, siis maavanem ja tema maavalitsus ei olnud mitte valitav struktuur, vaid ametisse nimetatav ja maavanemaid nimetas meile Siseministeerium, järjekordne nagu kontrollifunktsioonis, mitte valitud funktsioon. Ja midagi muutes või muuta soovides loogiline oleks, et me jätkame väikeste kihelkonna põhiste valdadena, 2-tasandiliste omavalitsustena, kus maavalitsus ja maavanem võiksid olla valitavad. See annaks meile palju parema poliitilise võimaluse, kui see tänane erakondade poolt valitav suur värdvaldade süsteem meil täna elu korraldab. Nii et Muhu valla kohta öeldakse, et seal on kõige õnnelikumad inimesed. No seda on jah, mingisugused küsitlused ja uuringud aastate jooksul näidanud. No muidugi, kui inimesed saavad ise oma elu korraldada ja kuskilt kaugelt keegi tuleb, no nagu Saaremaa on küllalt suur, eks ole, et kogu võim on koondunud siia Kuressaare linna. Linnamees ju ei tea, mis maamehel vaja on. No mitte üks ainult linna, vaid ikkagi võim on koondunud meil Eesti riigis kuhugi keskusesse, mis ei ole kas mitte Kuressaares ja sealt toome jälle võrdluse mõisa ajast, eks ole, nii-öelda mõisades olid valitsejad, mõisavalitseja ei olnud omanik. Omanik ei pruukinud kohal olla, ta palkas mõisavalitseja ja ta palkas endale ka kiltri, kupja ja aidamehe, no palju rohkem polnud vaja neid mõisas inimesi, kes kontrollisid, käskisid ja vahest ka siis tallimees andis vitsa, kes ei kuulanud sõna. Rahvas laulis nende kohta ka midagi. Ja rahvas küll... Need on põrgus kõige ees. No just, et nad ei olnud nagu, aga nad olid kohalike inimeste seast valitud. Need ametid olid kõik kohalike inimeste seast mõisniku poolt, ehk siis võõra võimu poolt ametisse võetud inimesed oma rahva seast. Ja kui mõni nendest ametitest jäi tühjaks ja mehitamata, siis oli kohe järjekord. Et mis siis, et nad ei olnud väga hinnatud, siis nagu meil siin, ütleme siis Saaremaa vallas, ega nendele võimu lähedal olevatele kohtadele järjekorrad on pikad, aga mida selles ametis peale hakata ja kas siis ka veel rahvast teenida või siis kuulata juba kohe seda võõrast peremeest, kes kuskilt kaugelt tuleb, Taani suur korporatsiooni, kes tahab siia mingit tuugeneid teha või mõnda muud võõrast peremeest teenida, siis see on hetkel eelistatud. Ja koolide sulgemise näitel oli siis otsene kogemus, kuidas kohalike lastevanemate hoolekogu ja kohalike osavallakogu otsusest ei arvestatud üldse kooli sulgemisel. Nii et see on see olukord, kus me praegu oleme. Nii et tähendab see kohalike
Anti, sina oled seal, ütleme, et see oli nagu selline... Anti on Kihelkonna osavalla kogu esimees. Nii, et see oli nagu ühine otsus seal, et mis te jamate seal Kuressaare linnas. Jaa, see on selles mõttes nüüd, ütleme, koolis käivate laste ja kooli minevate laste 100% vanematest on tulnud selle kaebusega kaasa, nii et põhimõtteliselt kõik lapsevanemad on nüüd kaebajaks ja siis on vaidlustanud selle vallavalitsuse otsuse. Ja nüüd jääme ära ootama tõenäoliselt paari nädala jooksul oleks oodata nüüd see, et kas esialgne õiguskaitse taotlus rahuldatakse ja elame-näeme. Et räägime sellest järgmine kord, vahepeal saab ilmselt lugeda kohalikest meediaväljaannetest, kuidas see otsus on. Nii. Aga no võtaksime siis keskkonnamõjud järgmiseks teemaks, mis ka meie elu siin pisut segavad. Saaremaa on ju looduslähedane saar. Meie eesmärgiks võiks olla selle loodusläheduse ja terve elukeskkonna säilitamine. Ja siis ta muutub ka või säilib ka atraktiivsena meie külastajate jaoks. Et see eesmärk toetaks ka seda, et siin on hea elada ja peredel kasvada, eks ole. Nüüd me võiksime siis jõuda nende vastuoludeni siin maailmas tervikuna, kus on mingi teaduslik konsensus ja mille alusel siis riik on teinud oma otsuseid, riiklikke eriplaneeringuid näiteks Saaremaa suhtes või siis mingisuguseid ideoloogilisi projekte, mida me tegelikult siin Saaremaal ei vaja, mida Eesti riik ka ei vaja ja kus on jälle võõrad ärihuvid taga, mitte meie enda huvid, mida tänane riik meile siin peale surub. Et Anti võiks mõnda näidata selle artikli. Siin on, soovitan inimestel, kes huvituvad natuke energiaküsimustest ja tahavad odavamat elektrit, eks ole, koju seda tahame ju kõik. Ja nüüd on, just niimoodi võtame, nii ERR-is mõni päev tagasi ja siin märtsis juba ilmunud Argo Rosin, kes on Tallinna Tehnikaülikooli professor, selline artikkel, tuulepargid ja teaduslik konsensus, eks ole, ja siin on, sissejuhatus on siin näha, et tuleks lõpetada viitamine teaduslikule konsensusele, mis on siis pandud jutumärkidesse olukordades, kus meie teadmised on tegelikult puudulikud. Nüüd ta räägib, eks ole, sellest tuuleenergeetikas kasutatavast tehnoloogiast ehk tuuleparkidest, tuugenitest. Eesti riigiametites on vaja tõsta uuringute kvaliteeti ning tagada suurem poliitiline sõltumatus otsuste tegemisel nii energeetika kui ka meditsiini küsimustes, eks ole, et me võime seda sama aspekti pärast kasutada, kui me jõuame seda uut nakkushaiguste ennetus- ja tõrjeseadust niimoodi käsitleda ja siin on räägitud teaduslikust konsensusest ja faktikontrollist kui haamrist, eks ole, mis on kõlbulik iga töö jaoks ja lõpus on toodud siin ka veel selline, et mis siis, kuidas edasi, mis siis teha ja siin on toodud selline välja, et mitmetes välisriikides, siia noole ka juurde, et sellist võimalikke lahendusi, mida on mujal kasutatud, et on tuulikute distants seotud selgelt tuuliku kõrgusega, mis võtab paremini arvesse kohalike elanike akustilist, visuaalset ja vaimset heaolu ning ei vähenda kinnisvara väärtust. Küsimus ei piirdu üksnes võimalike tervisemõjudega, vaid puudutab elukeskkonna kvaliteeti tervikuna. Nüüd on see kõige võib-olla olulisem kogukondade kaasamine selliste arenduste kavandamisse on demokraatliku otsustusprotsessi loomulik osa ning ei tähenda teaduse eiramist, vaid vajadust teha otsuseid piisava, ausa ja läbipaistva teabe põhjal, eks ole. Ja paneme siia juurde näiteks nüüd üks kaasuht hiljutine selline uudis, kus on näha, et Lääneranna vallas Keskkonnaamet jättis kooskõlastamata tuulala planeeringu, eks ole, ja tuues välja põhjusena selle, et andmed pole piisavalt objektiivsed, võivad
ameti hinnangul viia ekslikele järeldustele, et milles see probleem on, et sellised keskkonnamõjude hindamised antakse reeglina teha siis arendajale ja sealt saada siis objektiivset infot, kõik saavad aru, et see on nagu väga, väga problemaatiline, ja ma tooks siia juurde veel ühe Riigikogu eelnõu, mis oli nüüd jaanuaris sisse antud EKRE poolt, kus võeti menetlusse eelnõu taastuvenergia tootmisrajatiste arendajate kohustuste kohta, eks ole, siin on näha see eelnõu pealkiri ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kehtestada taastuvenergia tootmisrajatiste arendajatele kohustuslikud finants- ja vastutustagatise mehhanismid omavalitsuste ja kogukondade kaitseks arendaja pankroti või projekti võõrandamise korral, eks ole. Ja põhimõtteliselt siin oli siis pakuti välja, et tuleb luua tagatised. Kas see on siis mingi fond, et kuhu siis tuulepargi rajaja peab tegema sissemaksed, mis tagaks ka selle, et tema pankroti või siis ütleme selle projekti äramüümise korral säiliks võimalus, kui see tuugene maja ära elab, see maha lammutada. Ma toon siia juurde veel eraldi, et see ei läinud hääletamisel läbi, ei leidnud toetust Riigikogus, eks ole, et meil on parasjagu selline seisukoht, et sellist Eesti riigis, et sellist tagatist ei ole vaja anda kogukondade ja kohaliku omavalitsuse kaitseks. Mitte meil, vaid neil. Jah, neil ütleme. Aga näiteks siit kõrvalt Soomest kohe, mul ei ole seda siin lahti, Soomes on just praegu samamoodi parlamendis arutusel eelnõu, kus pannakse sisse väga karmid nõuded, ei ole lihtsalt taastamine ja keskkonna ja maapinna taastamine, vaid minnakse sinna vundamendi põhjani välja. Kogu maapind tuleb taastada ja vundament tuleb eemaldada, mis on tuugeni püstitamiseks sinna rajatud, et selle eemaldamine ise on väga tüsilik ja lähtutakse siis Euroopa Liidu ühest direktiivist, mille põhiprintsiip on see, et saastaja maksab, eks ole. Ja see on üldine suund, aga ütleme, et Eesti võtab valikuliselt, eks ole, selliseid Euroopa Liidust lähtuvaid direktiive üle, eks ole, ja siis tehes valiku siis neile arusaadavatel eesmärkidele, põhjendustele, et on siis tulemused sellised, et ühesõnaga meil ei ole, aga seda, et Riigikogu tasandil seda vastu ei võetud, ei tähenda seda, et meie ei võiks teha seda kohaliku omavalitsuse tasandil ja me saame samamoodi teha ettepaneku vallavalitsusele ja volikogule, et kui pannakse valla üldplaneeringusse sisse, eks ole, siis need on olemas sees ju tuuleenergeetika arendusalad, et sinna tuleks sisse kirjutada ka selline kohustus ja et tuleks see seadustesse sisse kirjutada see kohustus, et juhul kui kuskil peaks jõudma siis tuulepargi arendamiseni, et sellele eelneb kõigepealt sellise tagatis, garantii loomine, et see ei jääks hiljem kogukonna ega kohaliku omavalitsuse kanda, sest tuulegeneraatori lammutamistööd on äärmiselt kallid, eks ole, ja sellega arendajad ei taha reeglina ise tegeleda. Tavaliselt pannakse pomm alla ja kukub pikali. No kui seda nüüd reaalsest elust võrrelda, siis tõesti, kui EKRE eelnõu nende tuugenite täieliku koristamise kohustusena arendajatel sisse panna, siis oleks paugu pealt kogu see arendamine lõppenud, sest et neid kulusid keegi kanda ei taha. Ja eelmisel nädal oli ka üks uudis Lätist, kus siis üks juba varem rajatud tuugenipark läks pankrotti. No tuugenitega raha teenimine ei õnnestu kuidagi enam ilma riigipoolse toetuseta, ju nad jäid ka toetusest ilma. Üks tuugen juba kukkus eraomaniku maa peale pikali. Eraomanik oli kunagi teinud lepingu, millega talle siis maksti mingit hüvitist selle eest, et tema maa peal oli tuugen. Nüüd see pikali kukkunud tuugeni eest ei vastuta enam pankrotinenud firma, ei riik ega kohalik omavalitsus. Ja siis öeldaksegi, et see on nagu maaomaniku enda oma asi.
ja kui see maaomanik siis peab nüüd kas seda tuugenit kui keskkonnaohtlikku jääget Keskkonnaameti ettekirjutusel korraldama, siis need kulud on tema jaoks kümnetes kordades suuremad kui see toetus, mida ta kunagi sai. Nii et palju õnne, kui oli nõus võtma väikse raha eest tuugeni oma maale, ja nüüd siis see eraomanik ilmselt peab ka oma maa maha müüma, et koos selle tuugeniga. Et mitte seda kohustust täita ja vaevalt, et keegi seda enam ostab. Ja kui me vaatame tänase Saaremaa valla üldplaneeringu siis eskiisis olevate tuugenialade menetluse käiku, siis loomulikult ei pane sinna keegi mingit kohustust tänasest vallavalitsuse poolest, aga nad ei ole veel jõudnud nii-öelda planeeringu menetluses kaugemale kui nende alade teoreetiliste asukohtade määramiseni. Arendajad on jõudnud palju kaugemale. 4 ala on siis sellist, kus arendajad juba teevad maaomanikega leppeid. Nende lepetes kirjutatakse ka konkreetseid rahanumbreid, mida siis nii-öelda maaomanikule tuugeni talumise eest lubatakse maksta. Seal ei ole kirjas mitte ühtegi kohustust selle tuugeni likvideerimiseks. Me peame tunnistama, et kui inimesele pakutakse raha, ega ta ei mõtle ka nii palju ette, mis siis 15 või 20 aasta pärast edasi saab. Kerget raha on paljud nõus vastu võtma ja nendel tegelikult üksikutel maaomanikel, kes seda teed on läinud, saab olema sama raske elu oma kogukonnas edaspidi, kui need tuugenid rajatakse nende maale, nagu nendel kiltritel ja kubjastelgi. Ja teine asi, et nad ei arvesta sellega, et nad rikuvad sellega ära ka oma elukeskkond. Nüüd osa maaomanikke, nendest on võõramaised korporatsioonid, kes täna siis metsamaadel kavandatava tuugeniala maad on juba suures osas kokku ostud. Nendel Rootsis elades on ju ükskõik, eks ole, kui sellest raha tuleb või sinna mõni tuugen vedelema jääb, ja ka ümbritsevate elanike tervisekahjustused neid ei huvita, kui selle nii-öelda investeeringu eest raha saab. No see on eraldi need on siis need hästi kõrged tuugenid, jah? No siia plaanitaksegi kas siis 290 meetriseid ja või sinna kanti. Et inimesed kujuta ette, mida see tähendab. Ja kes on käinud Sopi-Tootsi tuulepargi ümbrustel, seal maanteed mööda saab sõita, 6 kilomeetri kauguselt saab järgida, siis need tunduvad 6 kilomeetri kauguselt sama väiksed nagu virtsutuulikud neist mööda sõites, aga tegelikult tuugeni alla pole keegi läinud vaatama. Ja mõjuala on siis ja nende mõju on hoopis teine, mis need virtsutuulikud. Ja see on ka jõudnud uuringutes nüüd esile, on isegi Euroopa Parlamendis ja mitmetes teadusasutustes seda on jõutud ka riiklike otsusteni, ütleme siis niimoodi, et Inglismaal ja Saksamaal, eks ole, on tehtud otsuseid nagu meretuugeniparkide suhtes. Saksamaal 50 kilomeetri kaugusele kaldast ei lubata enam ühtegi meretuugeniparki ehitada, siis jõutakse juba kas siis Läänemere keskele või eks ole, neil polegi seda mereala rohkemat ja Briti siis oma saarte ümber ei lase lähemale kui 100 kilomeetri kaugusele kaldast neid ehitada, aga neid sama meretuugeni suuruseid tuugeneid tahetakse siis meil nüüd Saaremaale 4 kohta panna külade vahele ja me siis üritame seda ära hoida nende meetoditega, mis meil kasutada on. Ma näitaks vahepeal siin nüüd jälle selle Kristjani juttu täienduseks. Siin on üks Johannes Gutenbergi ülikoolis Saksamaalt. See on nüüd esialgu avaldatud ühe kongressi sellise lühiülevaatena ehk posterina. Ja siin on uuring, paneme selle eesti keelde nüüd, kus uuriti kuidas ta nüüd selle... Sul oma koduarvutist ta tõlgib, aga ta ei pruugi siit arvutist seda teha. Ei, küll ta vast... Sa korra proovisid, see ei pruugi. Okei. Igalt poolt see ei õnne. Ja siin on vaadati siis, mis inimeste tervisega toimub, kui nende kodu lähedale pannakse püsti tuulepark. Ja siin oli 4 väike linna võrdluses. Ja 2 nendest olid siis, see on selles mõttes põnev uuring, et võrreldi siis, üks oli mõjurühm, kus siis läheduses oli tuuleparke umbes üle 200
ja teine oli kontrollgrupp, millega siis oli nagu, võeti, kus on mõjuta, aga selle lähetuses tegelikult oli 8 tuulegeneraatorit, eks ole, see on selline põnev uuring, et lihtsalt ühes oli rohkem uuring. Aga see, hoolimata sellest tuli välja seal see, et need 2 väikelinna, kus lähedal oli tuulegeneraatori park, eks ole, suurem see 200 tuulegeneraatoriga, et seal on inimestel oluliselt rohkem südamepuudulikkust, ehk süda saab kahjustada südamepuudulikkust ja südamerütmihäireid tekib rohkem, eks ole. Ja siin ma tooks veel korra siin, kui hüppame tagasi sinna selle, ütleme, garantiide loomisele, eks ole, et tuugenid, mis on püsti pandud, saaks ka lammutatud ja jääks kohalike omavalitsuste ja kogukondade kanda need kulud. Et siin on nüüd näha hiljuti jälle üks selline, näed, siin meil, eks ole, on sellised murelikud kodanikud, kes on käinud suurinvestoritelt küsimas, et mis me veel teha saame, et te siia tuleksite ja paneksite siia meile oma tuugenid püsti, eks ole. Ja näed, siis tulebki välja, eks ole, et suurinvestorid ütlesid, et Eestis pole veel aru saadud, eks ole, et suurinvesteeringuid tuleb natuke toetada, eks, et ja siin on väga tore sõna sisse tulnud, on tulukindlus, eks ole, et suurinvestorid ootavad seda, et kui nad tulevad siia ja panevad tuugenid püsti, et siis tulu peab olema kindlustatud. Ja see natuke, suurinvesteeringut tuleks natuke toetada, me teame kõik, mis suurusjärgus see natuke... Mõned miljardid. Jah, just, et see on see paar-3 miljardit, see on ju, just nimelt, eks ole, ja kui ma tulen korraks siia veel tervise mõjude juurde tagasi ja tuleme selle Argo Rosina artikli juurde veel korraks, et siis on tegelikult selliseid on selliseid teadmatusi, mis valitsevad see uus tehnoloogia või selline, kus on teadmised puudulikud või seal on tegelikult täiesti selliseid alasid, mille kohta ei ole isegi, esiteks, kas on teadmine, aga see ei ole jõudnud veel avalikkuseni või otsustajateni, teine on selline keemiline saaste, eks ole, et need samad tuugenid, et ma olen siin vaadanud neid reipaid pilte seoses nende lammutamisega, kus siis üks mees on ketaslõikuriga selle laba kallal, aga need labad on umbes 30-40% ulatuses koosnevad sellistest komposiit ühenditest. Sellest väga suur osa on bisfenool A. Aga bisfenool A-d Euroopa Toiduohutusamet klassifitseerib väga muret tekitavaks ühendiks ja seda on viimase, 10 aasta jooksul umbes 20 000 korda seda lubatud kogust, mis inimesega päevas kokku puutub, vähendatud. Ja see on praegu hetkel mikrogrammides, et see on nagu täiesti sürrealistlik olukord, kus siis Euroopa keskkonna ja siis keskkonna tervise ja inimeste tervise eest vastutavad ja muret tundvad ametkonnad vähendavad neid lubatud päevasid koguseid, millega inimene siis võiks kokku puutuda, eks ole, see on nüüd mikrogrammideni jõudnud ja see väljendub selles, et neid ei tohi panna kosmeetikatoodete sisse, paljudes riikides on keelatud ära nende bisfenool A kasutamine toodetes, millega lapsed kokku puutuvad. Aga samas pannakse seda, siis 10 tonnide viisi nendesse samadesse tuulegeneraatoritesse, mis pannakse inimeste, eks ole, elukeskkonda püsti ja siis tuul, päike, vihm, meie tingimustes ka lumi, rahe, töötavad liivapaberi põhimõttel nende tuugenilabade kallal ja sealt satub siis iga aasta, kümneid ja kümneid, tonne, oleneb tuulepargi suurusest, aga siis kilode kaupa satub seda sama bisfenooli meie elukeskkonda, eks ole, et see on nagu selline mikrogrammist kilogrammideni on väike vahe. Väike vahe. Mikrogramm on 1 miljondik grammi, eks ole. Ja kui me räägime siis 10 kilogrammidest aastas ja bisfenool A on praktiliselt lagunematu ja seal on ka teisi, ma tõin ainult bisfenooli nagu ühe näitena, eks ole, ja praeguseks on teada bisfenool A-ga miks seda muret tuntakse vähemalt 80 haiguslikku seisundit või haigust, mida see põhjustab. Tõsisemad nendest on immuunsüsteemi, eks ole, tõsised häired, vähk ja ka hormonaalsüsteemi
väga suured nihked, eks ole, eelkõige paljunemisorganite ja paljunemisfunktsiooni osas, et nii jõuame jälle selle laste sünni langemiseni ja kui ma nüüd hoogu läksin, ma äkki võtaks ühe uuringu veel siin niimoodi, et kus siin on, nüüd ma näitan siit, kui sa jagad korraks ekraani, kui me tuleme tagasi selle laste sündimuse languse juurde, et siin on nüüd üks selle aasta uuring ja see tehti Filipiinidel, et võeti kokku umbes 20 aasta statistika, mis hõlmas, Filipiinidel on suur rahvaarv, üle 40 miljoni inimese tervise andmed. Ja mis seal leiti siis, nagu siin on, et vastsündinute suremus on kasvanud viimase 3-4 aasta jooksul peale 2020. aastat 37%. Surma põhjustavate sünnidefektide hulk on kasvanud peaaegu poole võrra ja ka laste sündimus on langenud umbes veerandi võrra varasemaga ajaga enne 2020. aastat, et kellel on huvi, siin on selle, näitan siit seda, saavad siit võtta, siin on see uuring, aga siin on nüüd välja toodud ühe Ameerika epidemioloogi analüüs selle uuringu kohta, siin on graafikud olemas niimoodi ja et kui me nüüd näeme, inimesel on üsna omane see, et kui on probleem, et siis ei minda tingimata selle probleemi tuuma juurde, vaid hakatakse probleemile põhjendusi ümber ehitama nii-öelda selliseid kunstlikke ja ka lahendused sellisel juhul ei saa olla toimivad, eks ole. Ning võtan ühe tema veel kohe siia juurde, et see on selles mõttes, see haakub eelmise teemaga. Nagu sündimuse värk. Ja see oli, ja kui ma ütlesin 2020, siis kuulajad ja vaatajad ju saavad aru, eks ole, et millele see sündimuse langus, vastsündinute suremus ja sünnidefektide hulga kasv peale 2020. aastat järgnes, eks ole, et sellisele... Kas sa nüüd tood meile ühe sellise värgi, mis ma sulle kohe näitan, äkki on see midagi taolist ka? Sa otsi see välja, ma näitan vahepeal sellise... näiteks ma vaatan seda. Näed, selline pealkiri, jah. Nii, ja mis ta siin toob? Jah. Mis ta siin toob, näe vaata. Mis ta siis välja toob seal? Mis ta toob kõrvalmõjude nimekiri, eks ole? Just. Ja sa vaata, mis siin on. See on nüüd nende ametlik, ütleme, selle firma on vist olnud sunnitud seda... No see on selline protokoll, uuringu protokoll, jah, kus sa pead siis tooma välja ka kõrvaltoimed, mis on registreeritud, eks ole. Jah, et seal on, see nimekiri on, kui sa lähed allapoole välja, kui pikk see on, et sa oled seal 37 peal, 40 peal praegu, see ei ole ilmselt täielik, sest ma ütleks, et seda on suht vähe. Ja näed, seal on imikute äkksurmasündroom ka juures, eks ole, et millest me just nagu rääkisime. Ja kõik need muud sündimise värk ka. Ja nüüd ma võtaks veel selle, minu üks lemmikteema, meilisteema, me oleme nüüd infrahelist huulegeneraatoritest rääkinud, eks ole, aga haakub eelmise teemaga väga hästi ja on see sama raadiokiirgus, eks ole, siin, kui sa jagad natuke seda ekraani ja siis sa näed, siin on üks noor naisterahvas reipalt, on tal telefon käes, eks ole, ja kõrvas on siis sellised nii-öelda juhtmeta kõrvaklapid ja siin on üks uuring sellel aastal avaldatud, kus põhimõtteliselt pandi 2 väliskeskkonna tegurit kokku, me natuke vist mainisime siin või enne saadet rääkisime lennukisabadest, mis on ka Riigikogus arutusel olnud, ehk need pilvekülvid, aga siin siis tehti laboritingimustes nii-öelda tekitati pilvekülv, ehk viidi nanoosakestena, hiired olid muidugi katsealused, mitte nüüd see naisterahvas siin, tema on vabatahtlik eksperimendis osaleja, aga viidi nii, et hiired hingasid sisse nanoosakesi, mis juhivad elektrit. Saaremaa kohal ka lennukid alla puistavad. Ja samal ajal siis eksponeeriti hiired raadiokiirgusele. See, mis nüüd tuleb siis nendest juhtmevabast tehnoloogiast ja vaadati siis, mis selle
selle, noh, ütleme selle kohta nanotolm, see, mis siis kas tuleb pilvest, tuleb võib-olla saastunud veest, eks ole, et mis selle nanotolmuga hiirtekehades juhtus. Ja juhtus see, et nagu me eelmine saade rääkisime, üks väike lõik oli, kus ma näitasin ka niimoodi, et paned telefoni kõrva äärde, siis need nanoosakesed liiguvad magnetvälja toimel aiu, inimene räägib ära, paneb taskusse, siis liigub see nanotolm magnetvälja mõjul, eks ole, paljunemisorganitesse tagasi. No jõuame jälle laste sündimuse vähenemise juurde. Ja siin samamoodi juhtus nende hiirtega, eks ole, mis näitas, et selle nanotolmu hulk ajus kasvas 5-kordseks, eks ole. Mida see endaga kaasa tõi, oli see, et kognitiivsete võimete hiirtel on ka, eks ole, kognitsioon. Mälu, õppimisvõime langus, eks ole, et igasugused testid, mida hiired läbivad ja peavad lahendama, näiteks labürindi läbimine ja õige tee leidmine, kõik langeid, eks ole. Ja noh, tuleme korraks veel siis, arendame seda teemat korraks veel edasi, näete, siin on Hiie Hinrikus, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor raadiofüüsikalal, 5G ei ole tervisele hullem kui 4G, vähemalt esialgu, eks ole, aga see ei ütle midagi 4G ohutuse kohta, eks ole, et kui 5G, öeldakse niimoodi, et 5G ei ole hullem. Et noh, mina kahtlen selles nagu väljaütlemises. Vaata, seal on küsimus selles, et praeguse 5G sagedused ei ole veel nii ülikõrged. Kui no seal on hoopis teine tehnoloogia, et see ei ole isegi sagedused, see on impulss, aga okei, see. Aga siin on, ma näitan, näed, siin on tal siin mõned kohad välja toodud, näed, ja Hiie Hinrikus on tema elutöö on just seesama raadiokiirguse mõju inimese ajutegevusele. Näed, tal on siin näed, ma natuke rullin allapoole seda ja siin on näha siis roheliselt natuke suuremast tekstis kiirguse mõjul nõrgeneb inimesel tähelepanu ja mälu. Praegused piirnormid Eestis kehtivad põhinevad puhtalt soojuslikul efektil ja siin tekstis on see, et need piirnormid ei kaitse mitte kedagi. Noh, võrdluseks võib tuua juurde, et kui me paneme maanteele kiiruse piiranguks 500, siis praegune raadiokiirguse piirnorm on põhimõtteliselt sama mõttekas kui 500 kiiruse piirang teel, eks ole, 500 kilomeetrit tunnis kiiremini ei tohiks sõita, et see ei kaitse mitte kedagi mitte millegi eest, eks ole. Siis on järgmine siin, kui sa paned tagasi jälle jagad ekraani, koolides ei ole wifi üldse põhjendatud, eks ole. Ja nüüd lähme siis, me lähme nüüd selle sündimuse languse juurest. Ma toon siit veel ühe. See on nüüd kas 2024 vist avaldatud uuring. Rootsis uuriti Norra ja Rootsi laste kognitiivseid võimeid ja tuli välja, näete siin, et 5–19 aastaste laste hulgas on Norras ja Rootsis mäluhäiret hulk viimase 10 aasta jooksul väga oluliselt kasvanud. Siin on toodud Rootsi näide, kus veel 2010. aastal oli siis selliseid mäluprobleeme, see oli praktiliselt nullis 100 000 kohta. Nüüd aastal 2024 on see 50 last 100 000 kohta ehk tõus 10 aastaga 50 korda, eks ole. Ja siin on ka siis selle sama uuringu raames on viidud läbi raadiokiirguse tasemete mõõtmine Rootsi koolides. Tulemus on olnud see, et Rootsi koolides on kõrge raadiokiirguse tase. No siin on Maailma Terviseorganisatsioonis peakorteris raadiokiirguse tase, mis on väga madal, eks ole. Nad teavad, kuidas ennast kaitsta, aga nüüd on siin seesama see, et jah, just, et nii Norras oli see tõus väiksem, see on umbes 8,5 korda nüüd aastast 2006 kuni 2024, aga Rootsis on see olnud eriti suur, eks ole, 50 korda. Ja kui me arvame, et see puudutab ainult lapsi, eks ole, et ei puuduta see kognitiivsete võimete halvenemine. Kui me vaatame, siin on nüüd üks uuring tehtud Ameerikast, kus on siis näha, et alates 2019. aastast on näiteks noorte täiskasvanute hulgas mäluhäirete hulk kahekordistunud. Või 50% tõusnud. 5%-lt 7,5%, eks ole, ja siin on näha ka selline see tõus siin, eks see on see noorem vanuse grupp, et
ja seda, siin ei ole põhjuseid välja öeldud, eks ole, et mis see nüüd põhjus on, aga ühe tendentsi. Jah, aga me näeme, et siin on Eestis, eks ole, siis nii-öelda selle raadiokiirguse tervisemõjude, ütleme, kõige tunnustatum ekspert, kes on uurinud terve oma elu töö teinud, siis sellel teemal ütleb, et selgelt kognitiivseid võimeid halvendav on, eks ole, raadiokiirguse mõju, et me oleme nüüd püüdnud selle tuua ka praktilisse ellu, eks ole, nüüd ja ka volikogu tasandil, volikogu komisjonides ja et viimane volikogu istung oli selle raadiokiirguse võimalike tervisemõjude tutvustus ja ka soovitused, mida on antud Euroopa Liidu tasandil ja Euroopa Parlamentaarse Assamblee resolutsioon, kus on toodud välja liikmesriikidele soovitused asendada koolides või vahetada välja üle wifi toimivad süsteemid kaabel internetiga, eks ole, et meil see teemaarendus käib edasi, ütleme, see ei ole veel jõudnud volikogu tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni, kuna ei õnnestunud seda päevakorda panna, et enamus komisjoni liikmetest olid sellele vastu. Küll see on käinud meil hariduskomisjonist läbi ja tuleb öelda, et hariduskomisjonis leidis see positiivset vastukaja ja arendame teemat edasi ja ma usun, et me jõuame ka tervishoiu- ja sotsiaalkomisjonis nii kaugel, et me saame lõpuks selle teema seal arutusele võtta ja kaasame loomulikult ka Eestis olemasolevad eksperdid, et Hiie Hindrikus on küll eakas daam, kuid tõenäoliselt on meelsasti nõus tulema ja valgustama nii volikogu kui ka Saaremaa vallavalitsust ja meie haridustöötajaid ja koolitöötajaid sellel teemal ja mõtleme siis, millised võiksid olla edaspidi need lahendused, mis on meie lastele tervislikuma elukeskkonna ja koolikeskkonna tagamisel olulised. Anti on püüdnud siin meie volikogu liikmeid ja läbi siis ka selle saate meie jälgijaid valgustada juba mitu aastat. Ja kui me vaatame siis nende uuringute mõjusid, siis tendents on ju nüüd viimase 10 aasta jooksul on olnud järjest kasvav. Probleem on ju ka selles, et kui me mõtleme nüüd nagu tulevikule edasi, et kui te jälgisite neid graafikuid, mis kasvasid niimoodi üsna kiires tempos, et kui see nüüd samas tempos jätkub või isegi kiireneb, siis see tähendab seda, et lähema 20 aasta jooksul juba, mis siis võib juhtuda. Et kuhu me siis õige varsti jõuame, kui me kohe asjale pidurit ei pane. Kui me selle 10 aasta tendentsi ei suuda mõista, ei suuda korrigeerida meie nii-öelda tehnoloogia kasutamise tingimusi, siis me oleme üsna kiirel enesetapu kursil. Ja see ennetus- ja ettevaatusprintsiip, millest me lähtume, ei ole kahjuks, Anti ütles, et mõned volikogu ja osa siis ka sotsiaalkomisjoni liikmetest olid vastu, me jõuame nüüd järjekordse parteilise usu küsimuseni. Et kui me lahendame neid ühiskondlikke probleeme ja näeme, kuidas Riigikogu nendel teemadel otsustab, siis need tümikad, kes parteilise käsu alusel Riigikogus praegu oma otsuseid teevad, olgu see siis mingi NETS või mingi muu, neid ei huvita. Nemad ei usu, aga nad teevad otsuseid, mida meie siis peaksime kannatama. Ja nüüd küsimus ongi ju selles vastutuses, mis järgneb nendele inimestele, kui nad ei saa aru, aga on otsustajate koha peal, ei võta ennetus- ja ohutusmeetmeid kasutusele, kui pärast selgub, et nad tegid oma otsustamatusega kurja. Me oleme üritanud seda ka selgitada, mis nendega siis juhtuma hakkab. Ja mind on siis korra kaevatud politseisse, et ma ähvardavat, aga ei ole ähvardus, hoiatus. Hoiatusel ähvardusel on vahe, tasub ennetavalt reageerida ja tõepoolest kõigile tümikatele ei saagi aru, sest et kui nende puhul nagu hiirel teha katset, ma kardan, et selles kognitiivses mälus ei toimu suurt muutust, kuna ta on juba niigi madal. Aga valige hoolega siis, keda te oma esindajaks valitud kogudesse valite, et neid ehk ei tasuks valida, kes ei saa aru ja ei hakkagi aru saama. Jah, aga me näeme õnneks sellist positiivseid suundumusi siin nüüd
ka võib-olla otsustajate tasandil väga positiivne minu arust on ja soovitan inimesi tutvuge kindlasti on Tartu Ülikoolis avati hiljaaegu kestlike siirete professuur ja seal on Laur Kanger, kelle soovitan kuulata tema inauguratsioonikõnet, et seal on väga palju seda sama ettevaatusprintsiipi ja ta toob välja ka selle, mida on näiteks välja toonud ka Euroopa Liidu Keskkonnaagentuur ja tema toob selle teadlase vaate läbi välja, on seesama, et meie tööstusühiskond kordab kogu selle oma tööstusrevolutsiooni vältel seda sama vigast mustrit, ehk meil on põhjendamatu selline progressi usk ja optimism, kus on kalduvus ignoreerida uue tehnoloogiaga kaasnevaid riske ja ohtusid. Kui see ilmneb lõpuks, võib olla kahjustus väga ulatuslik ja nende kahjustuste likvideerimine võib olla võimatu ja neid kahjustusi püütakse siis vähendada uute lahendustega, mis progresseeruvalt toovad jälle kaasa uusi probleeme, eks ole. Et need on sellised asjad, see võtab aega, et selline jää liikuma hakkamine, eks ole, et aga sellega tuleb tegeleda, sellega me tegeleme edasi ja loodame, et me suudame siis nii siin Saaremaal, et tuua selle teadmise otsustajatini ja ka loomulikult peab sellega tegelema Riigikogu tasandil, eks ole, et ja õnneks ei ole me üksi, et neid inimesi on palju, et tuleb üles leida need teadlased, et kes seda sõnumit samamoodi edastavad ja et tuua nende hääl ka otsustajateni. Nii. Sellised asjad on. Aga vist jätame need me ei hakka neid ennustusi tegema, mis meil siin ajakirjanduses viimastel päevadel on mingisuguse kruiisilaeva ja mingi hantaviiruse ja sa võid need panna, ma panen siit, kui keegi kuulnud ei ole, need või jagad korraks. Aga katsed mingeid uusi vaktsineerimiskampaaniaid avada, need on ju selged, et on seltskonnad, kes seda teevad ja on siis Ameerikas näiteks praegu mõnedes osariikides asjad juba ikkagi ära keelatud. Nii et selles võitluses siis hea ja kurja vahel soovitan teadlikke otsuseid teha. Jah, siin on näha näiteks nüüd Kristjan võttis jutuks selle hantaviiruse, et siin on aastast 24 näha juba, et Ameerika Ühendriikides välja antud patent hantaviirusele mRNA vaktsiinil, eks ole, mRNA tehnoloogial põhinev. Aga samas me teame, Kristjan mainis siin, et Ameerika Ühendriikides on mitmetes osariikides antud esindajate kojas sisse eelnõud. Ma ei ole kuulnud veel, et ükski nendest oleks vastu võetud, aga kus on, kui need läbi lähevad, siis sellisel juhul klassifitseeritakse mRNA tehnoloogial põhinevad vaktsiinid biorelvaks ja üheks, ütleme siis, terrorismi, eks ole, liigiks inimkonna vastu. Et siin on selline võidujooks, eks ole, tööstus inimkonna vastu, eks ole, et kes siis peale jääb, et loodame, et ikkagi et jääb peale see helgem pool. No loodame jah, sest et see, mida ka meil nüüd siis Riigikogus selle nakkuste ennetamise ja tõrje seaduse või NETS-i kaudu tänane minister, kes siis ka sa võid panna need siin meil jaga korraks. Nii. Üritab selgitada, et kas kuulame korraks, mis ta ütleb, see on väga märgiline, mis proua Joller siin välja ütleb. Mis asendab senise räägib NETS-ist. Üle 20 aasta vanuse seaduse ja mis näitas COVID ajal, et ta on vägagi aegunud. Kehtiv seadus on vastu võetud ajal, see on siis see vana seadus, mil nakkushaigused, neid mõisteti teistmoodi, ravi oli teistsugune, isegi teatud karantiini ja isolatsioonimeetmed olid teistsugused. Tänapäeval on tervishoiu võimalused täiesti
erinevad ja ka kriisivalmidus on täiesti erinev. Ja miks siis täpsemalt seda teha, seda seaduse muudatust? Nii. Ja siin ma tuletan meelde, korra siin oli, eks ole, me oleme seda näidanud, Ameerika Ühendriikide tervishoiuminister Robert Kennedy Jr., eks ole, kes oma pöördumises ameeriklaste poole tõi välja selle, et mis viis nakkushaiguste languseni, eks ole, elanikkonnal oli rahva tervise, meetmeid edendavad, eks ole, igasugused kampaaniad, nagu näiteks puhta joogivee tagamine elanikkonnale, kanalisatsioonitaristu väljaehitamine, eks ole, teede väljaehitamine, toidu ohutu käitlemine, elamistingimuste parandamine, ühesõnaga jõukuse kasv. Et see on see, mis on, ja vaktsiinid tulid hoopis, siin on ka näha, eks ole, läkakeha puhul, et vaktsiinid tulid siis, kui läkakeha oli praktiliselt kadunud, eks ole. Ja kui võtta siia juurde nüüd üks, ma arvan, et see nüüd on kas koolera või tüüfus, mille puhul ei olegi vaktsiini olemas, et see jälgib sama mustrit, et jõukuse, rikkuse ja ütleme siis sellise hügieeni tingimuste elukeskkonnas nagu täitmine, et vähendab nakkushaiguste levikut, eks ole, ja need kaovad praktiliselt ära, nii et minister Joller on siin. Aga see jah, selle ühesõnaga vägisi laste süstimise teema on ju see oli, ütleme, mille tõttu see uus seda, eks ole. Mille tõttu see uus seadus siis peaks tulema. Selliste vägisi tehtavate tegemistega võime tuua siis ka selle koolide sulgemise, eks ole, kui Saaremaa vallavalitsus tahab enda arvates teha lastele head ja paneb kooli kinni lastevanemate tahtest sõltumata või keegi haridus- või teadusminister, eks ole, või sotsiaalminister otsustab lapsi süstida lastevanemate tahtest sõltumata, siis see on see tänase riigikorra õnnetus, milles me elame. Nii et tuleb jõuda selleni, et kui osa vallakogu teeb otsuse, et meie kool mitte kinni panna, et ta suudab siis selle otsusega kehtestada ja keegi kolmas kuskilt ei tule vägisi oma tahtega seda otsust tühistama. Ja meil on alati nüüd, kui me räägime selles nakkushaiguste ennetuse tõrje seadusest, siin on, näitasime väikse lõigu ja kes tahavad vaadata, see on Riigikogu 6. mai ülekanne, kus seda eelnõud tutvustatakse ja minister Joller ütleb selgelt välja, et me oleme õppinud COVID-i vigadest, eks ole, ja sellest tuleb nüüd ka see nakkushaiguste, nakkushaiguste ennetamise tõrje seadus, just, et panna suuremad trahvid, eks ole, rakendada jõulisemaid võtteid, aga me saame ka tähendab siis kohaliku omavalitsuse tasandil reguleerida, mis me oma koolidesse lubame sisse tuua või mida me ei luba, eks ole. Me võime ka tuua selle, et me lähtume ikkagi põhiseadusest, kus vanematel on kohustus ja ka õigus, eks ole, oma laste kasvatamise ja osas ning ka see, et kellega lapsed suhtlevad, eks ole, et ega siis, et kui me keelame ära kolmandate isikute, see on perekonnaseaduses ka, et vanemad võivad määrata, et millised kolmandad isikud võivad tema lapsega suhelda. Ei, seda küll. Seaduseks, aga kui kooliõde kuulutatakse kolmandaks isikuks, eks ole, me võime proovida selle tuua ka poliitilise avaldusena välja, et kui meil siin erakonnad toetavad, loodame, et toetavad, meie valgustustöö on viljakas, eks ole, et me suudame viia siin nii vallavalitsuse kui ka volikogu liikmeteni need teemad, et nad hakkavad sellest lõpuks aru saama. Riik hakkab ikkagi sundima. Ja, just, et minister Joller siin on mitu korda rõhutanud, et vaktsineerimine endiselt vabatahtlik, eks ole. Aga kui usutav see on nüüd, et meil on värske mälestus mõne aasta tagusest ajast, et kui seal on juba trahvide summad on ju sellised, et mis vabatahtlikkusest. Just. Aga kui me ikkagi mõtleme, mis see võimalus siis on, kuidas me selle kuritegelikule rumalusele või kuritegelikule plaanile vastu saame hakata, see on ikkagi inimeste hingejõud ja usust me seda saame ja väärusust me seda ei saa. Ja väärusuga meid üritatakse ka valele teele juhetada.
nii et see usu küsimus, millest me alustasime, jääb ja noh, läbi selle tuleb ka mõistmine ja arusaamine meie vastutusest oma järeltulevate põlvede ees ja sellest, kuidas me siis suudame seda veenda või inimesi kaasata. Noh, ega tuleb üritada kaasata neid, kes on eksinud, ega teisi võimalusi palju ei ole. Nii, sellega me siis täna lõpetame siin. Jah, aga mina sooviks omalt inimestele, et minge välja, päike teeb head, käige palja jalu maapinnal, see on ka väga hea ja väljas on kevad, just nimelt kuulake, jälle ärkab loodus, eks ole. Soovin kõikidele emadele ilusat saabuvat emadepäeva ja kui me vaatame ringis, me näeme seda ilusat loodust ja ärge kasutage nii palju seda virtuaalset maailma, eks ole, et piiluda sinna sellesse, sest me ju märkame seda väga suurt erinevust, mis on meie reaalne elu meie ümber, eks ole, ja see, mida see virtuaalmaailm meile pakub, et need lahknevad üksteisest, et kui me vaatame päris elu, lähme loodusesse, roheline värv, looduse värv on iseenesest juba rahustav ja mõjub meie kognitiivsetele võimetele suurepäraselt, eks ole, et naudime päris elu ja virtuaalelu tuleb võtta nii nagu mõnda ravimit võib võtta ka niimoodi, et ilma, et oleks nagu väga pahasid kõrvaltoimed, et seda virtuaalsust tasub ka võtta niimoodi 3 korda päevas väga väikeste sõõmudena, et mitte rohkem. Ilusat emadepäeva! Ilusat kevadet ja siis vastutustundlikke otsuseid edasiseks eluks. Nii, aitäh Kristjan Moora ja Anti Kukela tulemast siia ja tänan kutsumast! kohtume jälle kunagi!